Nii, ja nüüd on käes siis tõepoolest nädala topise intervjuu aeg, aga täna on selline erandlik juhtum, et meil on siia külla saabunud rebased ja rebased siis lavakunstikoolist, jah, noogutavad peaga. Neid on 2 tükki ja... Aastas korra ikka on selline aeg, et nad tulevad siia. Või tulevad 2 aasta tagant vist isegi. Vist 2 aasta tagant. Ja 2 aasta tagant. Nad on siin varem ka käinud 2 aasta tagant. Ja tänase intervjuu viivad läbi nemad. Ja meie siin, Oleg ja Igor, puhkame jalga. Ja teema meie siis valisime siin nädala kõige kõvemaks teemaks on see, kuidas Kuressaares Hiina rõivaste kaupluses Feng üks ostuhulluses noor naine tuuseldas. Ja tuuseldas käredalt. Nii et... Ja meil on nüüd külalisajakirjanik ilmselt kohal, kes on siis helistanud tuuseldavale naisele. Palun. Tervist Saaremaa! Nii, alustame kohe algusest küsimustega, et mis siis juhtus, mis siis sai? Jaa, tere. Tere! Et millest sai mida? No, et olete poodlemisimuline, jah? Jaa, mulle väga meeldivad riided, jah. Aga mis siis sellest sai, et lõpuks jätsite maksamata? No see tegelikult, see ei olnud tegelikult üldse, probleem ei olnud üldse minus, et asi oli tegelikult õppelaenusüsteemis, et mul pidid tulema tegelikult rahad üle, aga nad millegipärast jäid kuskile kinni. Ja see ei olnud absoluutselt minu süü, et minu kavatsused olid ainult positiivsed ja head, et sellest jah tekkis nagu mingi arusaamatus selles suhtes, et need jah kuidagi nagu jäid sinna maksmata. No siin kauplus Feng ütleb, et näiteks nende arve oli kokku 750 €, et mille jaoks nii palju neid riideid tarvis võis olla? Ei, no inimesed võivad kõike öelda selles suhtes, et kõik ei saa ka päris nagu tõe pähe võtta, aga no jah, et riideid... Ühesõnaga, ma olen tantsija ja mul on oma tantsukool ja tantsijad, keda mis sorti tantsuga tegelete? Burlese tantsuga, et jah, seal on vaja väga palju riideid, sellepärast, et selle tantsu käigus võetakse riidid ära ja kuidas sa saad võtta midagi ära, mida sul ei ole, et selles suhtes, et riidid on väga palju vaja ja riided on elus väga tähtsad. Ja kostüümid on teil siis põhiliselt ostetud kaltsukatest kokku, et sellest ka siis see tantsu stiil Burlese tants või? Ja, absoluutselt. Mis sorti tantsijad teil on? Meil on sellised Burlese tantsijad. Et sellised nagu kaltsuke inimesed, sellised nagu hipsterid. No väga hea. No kuhjad olid see üsna ikkagist suured. Mis see põhiline põhjus siis ikkagist oli, et seda nii kiiresti oli tarvis neid kostüüme osta? See on väga hea küsimus. Et meil olid just uued koreograafiad ja tantsud ja et kuna me kasutame ühte kostüüme ainult ühe korra, siis meil on vaja väga palju kostüüme, sest meil on nii palju esinemisi. Ja siis tekkis järsku kriis, et kostüümid olid otsas ja oli ruttu vaja juurde, aga ma ütlen veel kord, et minu kavatsused olid ainult head, et ma tõesti tahtsin inimestel head. Niisiis, tööd on teil palju, pakkumisi tehakse igapäevaselt, jah? Ärge üldse rääkigegi, see on päris meeletu, mis toimub, jah. No, soovime teile palju edu selles Burlese tantsus ja ka edaspidistes ostlemistoimingutes. Ma tänan, aitäh teile. Ilusat päeva. Teile ka nägemist.